pole puutud töökaid käsi nappi. Siin on meie kutsekool, ta tuleb sulle appi. Ja kui oled vilk ja usin, siis sa peagi näed oma tubliduse ees. Saad tasuks kuldset käed. Mina olen siis Urmas Lebas, Pärnu Kutsehariduskeskuse keevituspraktika õpetaja ja antud hetkel oleme siis keevituse praktilises töökojas. Töökoda on meil seadmeid täis. Omame 9 keevitusboksi. Igas keevitusboksis on praktiliselt 3 keevitusseadet, mis keevitavad siis viigmaagiga, käsikaarikeevitus ja tiigkeevitus. No siia võime ka vaadata. Nii. Kõigis boksides on sundkoht äratõmme. Meil on kasutusjuhend õpilastele, et oleks boksid alati korda tehtud peale töö lõppu. Selles boksis siis praegu harjutatakse alumiiniumi keevitama, tiigi keevitusega. No, vaatame siis siia ka. Nii, siin on meil 2 gaasikeevituse töökohta. Gaasikeevitus on küll õppekavast välja võetud, aga tööandjad tihti nõuavad gaasiga ümberkäimise oskusi. Praktikantidelt on vaja gaasiga kuumutada, on vaja gaasiga lõigata. Siin asub meil plasmalõike töökoht, mis on ühendatud sundväljatõmbeventilatsiooniga ja koosventilatsiooniga. Kuna me saame väga palju materjali saame ettevõtetelt, nemad annavad meile oma jäätmeid ja nendest me saame siis plasmaga lõigata endale vajalikud detailid. Edasi on kangkäärid, on ketassaag, põhiliselt ketassaega tükeldame toru. Kõige uuem keevitusseade, mis saime, on meil Kempi X5. See on alles 2 kuud vana meie käes. Nii, ja siin on siis meil lintsaag. Lintsaega saeme ja tükeldame siis profiilmaterjali põhiliselt. Muidugi sellega saab tükeldada ka toru, saab tükeldada lattrauda. Et nii, see on siis meie põhiline varustatus, mis meil siin on. Pluss sellele on siis meil siin metalliriiul, kus me saame võtta
õppematerjaliks materjali ja muidugi nendest kastidest siis on meil praegu jääkmaterjal, mis on siis meile antud ettevõtete poolt. Praegu seda enam eriti ei ole, see on kõik ära kasutatud. Keevitame ka alumiiniumi tiigikeevitusega. Õpilased õpivad siin kinnisid mahutid sellega keevitama. Peale selle on meil siis ka üks puurpink siin, kus me saame teha puurimise töid, kui on vaja. Ja siin on meil abrasiivse töötlemise ruum. Käiamised ja lihvimised toimuvad siis siin selles ruumis, mis on sundventilatsiooniga töölaud. Sepikoja kohta, et sepatöö on valikaine ja see on siis, kui õpilased rühm valib ja otsustatakse, siis on sepaõpetaja, kes siis näitab ja tulevad, teevad siin sepatöid. Et see on siis meie lukksepatööde õppelabor, kus me teeme selliseid praktilisi töid. Meil on siin mõningad seadmed sees olemas. Siin on ka termikahi, me saame ka termilist töötlemist teha, karastada, noorutada, lõõmutada, kõik selliseid asju. Siin on siis lukksepatöö lauad, kus õpilased teevad lukksepa käsitöid. Puurpink on meil siin olemas, üks teine on seal tagapool. Siin on juba ka näha, mida kõik need õpilased valmis on teinud. Siin on igasuguseid linnumajakesed ja igasugused sellised väiksed asjad, kaminatarvikud ja kõik, mida on siin siis kokku pandud. Ja edasi, kui me siin vaatame, siis on meil selline väikene valtspingikene, mille peal me saame siis ka igasugusest raadiusest detaile töödelda. Väikene stantsikene, millega saame siin otsi ära lõigata ja õhukest plekki muidugi lõigata. Puurpink jälle, siis on meil painustuspink, käsipainustuspink, selline väikene ristakene, et me saame ka pinkisi karbikisi teha ja selliseid õppida ära, kuidas see painutamine käib. Ja siis on meil muidugi ka veel simulaatorid, keevitussimulaatorid, millega me siis saame siin eelnevalt, enne kui päris keevitama õpilased lähevad, siis saavad siin simulaatori peal kontrollida oma tegevusi. Ja muidugi on siis ka sellised nagu käijad, millega on siis võimalik tehasid teritada ja sellised asjad. Ja siis on meil kaks, ühesõnaga metallide lõikesöötuspinki. Üks on siis see vertikaal freespink, millega me saame siis töödelda otsfreesiga, saame töödelda siis tasapindasid, kaldpindasid, seal on juba olemas ka detailid, mis on poisid valmis teinud. Joonise järgi muidugi tahame siin ka ikka, et nad teaksid nagu need asjad endad oleksid täpsed, et sellised asjad. Ja siis on manuaal treiping, mille peal me siis teeme siin igasuguseid pukse, võlle, saame siin keermestada, ühesõnaga praktilisi kõiki manuaalpingi peal, mis on võimalik teha, reivistöid. Ja siis on meil ka veel olemas üks selline APJ-pink,
et mille peal me saame siis töötada programmi järgi, panna kõik need asjad siin paika, et niisugune ta välja näeb, et selle saavad juba, siin on tarvis muidugi osata programmeerida, et saab asjad korralikult paika panna.